Nii, tere tulemast siis maailma hariduspäevale. Kõigepealt ma tahaks kiita meid G3-sid, kes on selle kõik ära korraldanud, nii et me võime, jah. Nii et me võime kõik endale ühe suure pai teha. Nii, päeva alustame Mondo poolt tehtud tervitusvideoga meie koolile ning pärast seda vaatame maailmahariduse teemalisi lühivideoid. Siis algab arutelupaneel, haridus kui hüppelaud, mis kestab umbes tund aega. Peale arutelupaneeli on 10-minutiline paus ja siis palume G1-del ja G2-del töötubadesse jaguneda. Muuseas on peale G1-de ja G2-de täna ka majas Rakvere Reaalkooli 8-ndikud, nii et palume sellega arvestada. Kokku viiakse läbi 19 töötuba, 2 põgenemistuba ja 3 inspiratsiooniloengut. Lisaks neile saab näha ka videosi ja kuulata podcaste. Lõunad saab alles pärast esimest töötuba kella 11 kella 12. Täna on ka maailmahariduspäevaga seoses siis vahetusaktsioon, kus saavad kellegi vanad esemed teise uueks. Nendeks võivad olla lihtsalt aksessuaarid, raamatud, riided ja nii edasi. Peale seda toimub ka heategevuskohvik, mis pakub igast soolast ja magusat. Neilt kogu saadud tulu annetatakse Little Bridge Foundationile, mis tegeleb Ugandas kogukonnaga ja lastekoduga. Päeva lõpetame peoga, mille kestvus on umbes 2 tundi ja päeva võtavad kokku peokorraldusgrupp. Kui tekib segadus ajakavaga või mingi küsimus, siis koolis on igal pool laiali ajakavad, nii et sealt saab kiirelt üle vaadata. Aitäh! Tere, minu nimi on Maria Sakarias ja ma töötan Mondos juhatuse liikme ja maailmahariduse programmi juhina. Ma saan aru, et teie koolis toimub täna maailmapäev, mis on noorte poolt korraldatud ja ma tahtsin teile öelda, et see on üliäge ja väga oluline. Kui ma olin 16-aastane ja käisin koolis, siis meie noortena tajusime, et koolis räägitakse väga paljudest asjadest, olulistest asjadest, aga mitte päris kõigest või mitte neist teemadest, mis meile noortena olulised tundusid. Ja nii me vaatasime ise omal algatusel dokumentaalfilme näiteks kliimamuutustest või näiteks erinevatest religioonidest üle maailma. Ja ma arvan, et see on ikka veel väga oluline, et noored saaksid leida need teemad, mis nende jaoks on praegu tähtsad ja mis on ka maailma jaoks tähtsad. See, mis toimub kas siis kliimamuutuste osas või sõja, konfliktidega maailmas, võib-olla rändeteemad, et me saaksime noortena neist paremini aru, et me mõistaksime, mis toimub ja me saaksime rääkida, mõelda, mõtestada, mida need sündmused meie jaoks tähendavad ja meie tuleviku jaoks tähendavad. Sellepärast ongi maailmaharidus järjest rohkemates Eesti koolides ja ka maailmapäevi või maailmanädalaid korraldatakse umbes 40 koolis või lasteaias üle Eesti igal aastal. Selle aasta pealkiri on Lootus, mis liigutab ja meie üleskutse on, et iga maailmapäev annaks meile natuke lootust juurde, sest kui me kuuleme, mis maailmas toimub, võib see olla päris raske ja muserdav, aga väga palju asju tehakse ka lahenduste suunas ja väga palju on seda, mida meie saame ise ära teha. Nii et ma loodan, et see maailmapäev teile täna annab lootust, annab julgust ja jõudu, et tegutseda ja palun noored, tehke täpselt samasuguseid tegevusi ikka veel edasi. Olge need aktivistid, kes näitavad teistele eeskuju, sest meil on vaja neid, kes julgevad mõelda suurelt ja julgevad mõelda lahendustele ja positiivselt. Aitäh teile! Nii palju, kui ma saan öelda, siis ma saan esindada ainult enda gruppi ja meie tegime video stereotüüpidest, võtsime sellise teema, tegime noortest, lahendasime no Riksu, tere hommikust. Nii, Riksu on natuke rohkem und saanud, kohe saad ka mikrofoni. Ja stereotüüpidest tegime ja kui ma midagi veel peaksin teile ütlema, siis seda, et kes järgmine aasta või ülejärgmine aasta valib täpselt samasuguse töötoa ja tahate normaalset asja teha, siis varuge endale kõvasti varuge endale aega, et seda asja, sest et 3 minutit võib saada väga-väga mitmeteks pikkadeks tundideks. Minu tiimis oli siis Eelika, Tristan Ruuto ja mina.
meie videoteema siis käsitleb nii-öelda moe mõju maailmas, ehk siis keskkonnamõju ja ka nii-öelda psühholoogilisel tasandil. Ja ma ütlen nii palju, et meie video siin täna ei ole, sest tehniliste viperuste tõttu me ei saanud teda üles laadida. Aga selles mõttes ta on nagu valmis ja tehtud, nii et ma arvan, et homseks nad nagu korras. Nii et ma ei tea, nautige Tauri videot ja ilusat päeva. Ja ma korra ütlen ka, minu grupis oli Teele Piirimäe, Kaspar Tsarski ja Andrei Tširkov, siis nendele ka selline väike kummardus, et väga tublid tegelased, grupi liikmed. Aitäh! Ja head vaatamist! Noored on laisad. Wow, aga see on ju stereotüüp. Stereotüübid on pinnapealsed üldistused inimrühmade kohta, mis aitavad meil neid kiiresti mõista ja hinnata, ilma et me peaksime neid pikalt tundma õppima. Kuigi stereotüübid aitavad meil kiiresti otsuseid teha, võivad nad, juhul kui nad pole tõesed, tekitada palju probleeme. Näiteks võib keegi rääkida noore inimesega kui lapsega, kuigi tegelikult on juba täiskasvanu või sama pädev. Sest tulenev soov vaimset energiat kokku hoida võib viia pinnapealste hinnangute ja stereotüüpide. Psühholoogiline kaugus inimrühmadest võib panna inimesi looma oletusi ja eelarvamusi. Selline psühholoogiline mugavus viibki pinnapealsete stereotüüpide tekkimiseni. Stereotüübid sageli tekivad väliste allikate kaudu, nagu raamatud, filmid ja reklaamid, mis esitavad inimesi ühelkülgselt ja liialt. Ei, sa ei saa minust lahti. Aja jooksul need stereotüübid muutuvad automaatseks mõtlemiseks, mis hakkavad meie igapäevaelu mõjutama, ilma et me selleks üldse midagi ise teaksime. Stereotüübid mõjutavad inimeste arvamusi ja käitumist ja enesehinnangut. Need kujundavad automaatselt eelarvamusi, kus teatud rühma inimesi peetakse näiteks vähem kompetentseks või ohtlikuks, isegi ilma tegeliku aluseta, mõjutades otsuseid tööl, koolis ja suhtluses. Joo, missä? Koodi. Koodi. Stereotüüpid võivad viia otsese diskrimineerimise, kehtestades ebaõiglasi piiranguid ja mõjutades hinnanguid erinevates valdkondades. Samuti mõjutavad need inimeste käitumist ja suhteid, soodustades vältimist, vähendades koostööd ning tugevdades segregatsiooni. Tere! Tere! Kas te teelisite üks friikas? Jaa. Aga palun. Aitäh. Midagi vist. Kõige hullem hakkavad inimesed enda kohta stereotüüpe uskuma, mis võib langetada nende enesehinnangut ja motivatsiooni ning isegi tekitada vaimse tervise probleeme. Stereotüübid kannavad edasi ka järgmistele põlvkondadele, tekitades sotsiaalset ebavõrdsust. Kui tahad teada saada, kas noored on laisad, siis vaata järjest videot. Noored on laisad. Aga tuleme tagasi algse mõtte juurde. Noored on laisad ja nad ei viitsi tööd teha. See tegelikult koosneb 2 stereotüübist. Noored on laisad ja nad ei viitsi tööd teha. Kuna üks stereotüüp ei välista teist, siis käsitleme neid mõlemaid korraga. Noori peetakse sageli laiskadeks, kuid selline hinnang on pealiskaudne. Nende arusaam maailmast ja selle tajumine erineb varasematest põlvkondadest. Ning kiiresti muutuvas ühiskonnas väärtustavad noored pigem eneseteostust, paindlikkust ja mõtestatud tööd. Kuidas asi tegelikkuses on? Generatsioonid, kes läbi taoliste stereotüüpide mõtlevad, on ise kasvanud üles rohkem raske füüsilist tüüpi töödega.
nagu näiteks olid vabrikutööd, tööd kolhoosis ja sovhoosis, kaevanduses. Tootmistööd olid au sisse tõstetud. Kõik tööd, kus sai füüsiliselt kergelt läbi, olid põlastatud. Kontoritöölised olid vabrikutööliste jaoks intelligendiraisad. Nõukogude ajal käisid noored suvevaheaegadel riigi jaoks kartuli korjamas, mis iseenesest pole ju isegi halb, sest seal juba varakult peale hakati kasvatama sellist mõtteviisi, mis väärtustab füüsilist tööd, riigi heaks. Vähem loda! Rohkem tööd! Meie põlvkonnale on selline töökasvatus võib-olla juba võõras. Suure tõenäosusega me juba ei läheksime sellistega traditsioonidega enam kaasa. Sellepärast meid peetaksegi lumehelbekesteks. Selle koha pealt vist natukenega oleme. Mõned vähesed, kes astusid kommunistliku parteisse, sai võimalus olla juhtival positsioonil. Normaalsuseks oli kõik tööd teha Nõukogude Liidu heaks ning eraettevõtlus ja omakasvu oli karistatav. Tööd, mis olid nende ajal vajalikud ning millega vanem põlvkond on harjunud, ei kanna samu väärtusi, mis on meie põlvkonnas suurte muutuste tagajärjel esile kerkinud. Meie hindame praegu töid, nagu näiteks ajakirjandus, filmindus, sisuloome, kujundus, multimeedia, juht- ja ametikohad, sotsiaalmeedia, turundus ja nii edasi. Loomulikult ka eraettevõtlust ning oma ideede teostamist. See, mis on meie arust vajalik, erineb sellest, mis on vanemale generatsioonile, tekibki põlvkondade vaheline konflikt, kus vanem generatsioon ei mõista meie tööde vajalikkust ning tõesti, meie ei taha samamoodi aru saada, et miks peab samasuguse Andres ja Vaevaga tõesti õigusest kraavi kaevama. Aga me ju tahame kiirelt pikaks saada, küll mitte ainult, tahaks seal vähese vaevaga. Kuid oleme ausad, seda tahavad ju enamus meist ja tegeme siin ka erandid. Sellised stereotüübid kehtivad ka kõikide kohta. Lõpetuseks, stereotüüp, et noored on laisad, tuleneb sellest, et meie saame maailmast drastiliselt teistmoodi aru kui vanem. Miks? Sest me oleme kasvanud teistsuguses maailmas, teistsuguste tingimustel, teistsuguste võimalustega ja teistsugusel ajastul. Kas me mõistame ja saame aru vähem? Tõenäoliselt, kuid me oleme parima, et mõista rohkem. Kus on? Ma ei mäleta üldse seda viimast. Sul on vist õige isegi. Mõista rohkem. Lähme kuuleme korra. See vend nagu. Nagu me kõik juba teame, on selle aasta maailmaharidusteemaks lootus, mis liigutab. Meie paneeli korraldusgrupp vaatas üle kõik maailmaharidusega seotud alateemad ning otsustas võtta haridusliku suuna. Selle lühikese aja jooksul üritame käsitleda stereotüüpe, soolist ebavõrdsust, niisama ebavõrdsust, keelebarjääre ja vaadata, milliseid väljakutseid või võimalusi haridussüsteem noortele pakub. Meie paneeli teemaks on haridus kui hüppelaud. Ja võid edasi panna? Jah, nagu te näete siin, mu selja taga on QR-kood. Seda skaneerides avates Liido keskkonna, kus saate esitada paneeli jooksul anonüümseid küsimusi, mida me siis ette loeme paneeli jooksul. Head nautimist! Teie ette tuleb ka paneeli moderaator Urmo Kibar. Tervist! Ja väga lahe siin olla ja veel toredam, kutsun kohe siis ka need 4 suurepärast inimest, kellega koos me siis selle järgneva umbes tunni ja koos teiega neid mõtteid põrgatame. Ja Natali on juba püsti tõusnud, niimoodi, et hakkas lavale tulema. Natali Mets on kontserdite ja muude kultuuriürituste korraldaja olnud, aga juba mõnda aega tegev ka poliitikas, sotsiaaldemokraatide erakonnas ning paljudele tuntud kui mitu aastat Tallinnas
öölinnapea, kui ametlikult vist oli ööelu nõunik su ametinimetus, aga kõik siis, mis tegeles linnas sellega, et öösel oleks inimestel tegevust, oleks turvalisust ja öösel sama äge ja tore nagu teistes maailma linnadest me teame. Ja lisaks on veel Natali seotud ka MTÜ-ga Ööd ja päevad, mis tegeleb sellega, et koolides oleks tasuta saadaval menstruatsioonitarvikud. Teisena palun siia Elisaveta Tšeremissina, kes on siis tegutsenud ja tegutseb 10 aastat noortevaldkonnas ja praegu siis kõige värskemalt viimased paar kuud Eesti Noorsootöötajate Kojas kutseväärtustamise suunajuht. Ja siis ühineb meiega veel Kärt Pormeister. Tema on jurist, seejuures doktorikraadiga jurist ja nõustaja ja kes ei tea teda tema passis oleva nime järgi, teavad tihtipeale teda kui tavakodanikust naisterahvast, kes siis teeb YouTube'is ja teistes kanalites videosid, mis viimasel ajal ütleks, et järjest enam jõuavad ka tava- ja traditsioonilise meedia kanalitesse. Need on seotud siis õigusalaste küsimustega ja kõige värskemalt ja kast kõige tuntumalt väärkohtlemisega Sildarute perekonnas, näiteks sellise teemaga. Ja siis palun siia teile ilmselt tutvustamist kõige vähem vajava Uljana Andrušin, teie enda kooliõde Ukrainast. Ja mina olen Urmo Kübar, ka Rakverest pärit, küll siis lõpetanud reaalgümnaasiumi ja tegutsenud peaaegu kogu oma tööelu. Ma vist olen ainus, kes on see, kes nõukogude ajal siis kartuleid jõudis ka korjamas käia, kuigi mitte suvevaheajal, sest ka siis said kartulid ikkagi sügiseks valmis. Aga olen tegutsenud siis, kui enam kartuleid noppimas ei käinud põllul, pärast seda valdavalt vabakonna ja kodanikuühiskonna teemadega, olgu siis neist teemadest kirjutades ajakirjanikuna või ise erinevaid organisatsioone eest vedades. Praegu töötan mõttekojas Praxis, mis tegeleb uuringute ja analüüsiga ja see võib-olla ongi hea side, kust minna ka sellele maailmahariduse teemale lähemale, sest see on siis seotud selle tuleviku vaatamisega ja tõdemusega, et tulevikus võib olla tõesti palju, mis tekitab ärevust, aga seal on ka väga palju, millesse suhtuda suure lootusrikkusega ja põnevusega oodata neid muutuseid, millest me juba teame, kui me vaatame lähiajalukku tagasi, kui palju on muutunud ja kui kiiresti ja seejuures mitmed asjad ikkagi paremuse poole, et siis uskuda, et see toimub ka edaspidi ja mitte lihtsalt uskuda, vaid ise selle nimel töötada, et need positiivsed muutused toimuksid ja teoks saaksid. Nii, ma ei tea, vaatan, kas see, ma kuulen, et tõesti heli muutus palju valjemaks, kas enne üldse midagi oli kuulda ikka tagumistesse ridadesse? Aga alustame selles paneelis siis, nagu öeldud, Slido on võimalus, kus esitage oma küsimusi. Ma kavatsen teha neid pause ka siia jutu sisse, et neist asja, et teie küsimusi võtta, selles aitab mind Eva-Lotta. Ja siin lavalolijatega lepiks sellise kodukorra kokku, et eks ma vajaduse, mõned küsimused on otse ka suunatud kellelegi teist. Suur osa on suunatud niimoodi, et kes tunneb, et tahab rääkida, võtab ise sõna, eks ma vaatan, kui tekib piinlik vaikus, keegi midagi ei ütle, siis võib-olla utsitan kedagi, aga et ei pea siis rääkima, kui lihtsalt ka nagu moe pärast, et kui on tunne, et teised on juba kõik mõistlikud asjad ära öelnud, siis võime edasi liikuda. Aga alustaksin seda siis sellest samast teemast, lootus, mis liigutab. Mida see teie jaoks tähendab ja just siis nagu hariduse kontekstis? Kas teie isiklikus elus või viib mõte lootus, mis liigutab teid esmajoones äkki mõtlema kuidagi ühiskonna tasandile ja haridussüsteemile? Et kuidas teie seda tänase päeva või maailmahariduspäeva seekordset
põhimõtet, deviisi, motot enda jaoks lahti sõnastate? Mida tähendab lootus, mis liigutab? Mida sellest arvata? No mina võiksin alustada, et minu arvates selline mõiste nagu lootus, mis liigutab, tähendab kindlasti see, et need oskused, need teadmised, mis me koolis või ülikoolis saame, et nad annavad sellise võimaluse meie elu muuta ja kindlasti samuti meie ühiskonda muuta kuidagi paremaks. Aga see kindlasti sõltub meist igaühest, et kui see noor, see õpilane, kui ta kasutab õigesti neid teadmisi, mis me koolis saime, mis õpetajaid meid õpetati, siis läheb õigesse suunda nii-öelda. Mina mõtlesin kohe nendest riigigümnaasiumitest ja teie riigigümnaasiumist, sellest õpihoonest, sest et ma arvan, ma unistasin õppida sellises majas. Ma õppisin veel sellises väga nõukaaegses koolis, kus olid ühesugused toolid ja ühesugused lauad ja siin ma nägin klassi, kus on tugitoolid. Vau! See on nagu midagi, mis annab juurde sellele õppimisele, aga hariduse kontekstis lootus, mis liigutab, pani mind mõtlema just sellele, kuhu see kool ja haridus praegu liigub. Aina rohkem küsitakse noortelt, mida noored tahavad. Aina rohkem pannakse seda õpped rohkem praktikasse, rohkem käega katsuvatuse tegevustesse ja räägitakse rohkem teemadest, mis on elus rohkem vajalikud. Ma ei ütle, et teised teemad, mis koolis praegu õpetatakse, ei ole vajalikud, lihtsalt mina tunnen, et rõhku tuleks panna elulistele teemadele rohkem. Siis ma mõtlesin, et see on mu lootus, sest ma näen, et see kasvab ja ma näen, kuidas ta kasvab aina suuremaks ja loodan, et kunagi see on nii lai ja suur, et projekti õppe või mingid sellised asjad on meie reaalsus. Ja muide, kui kuulates, nüüd ei ole üldse kuulda, aga kellel kuulates tekib tunne, et tema kogemus näiteks on teistsugune kui see, mis Elisaveta kirjutas, siis ka seda võib Slidos kommenteerida, et ei pea ilmtingimata olema küsimus, vaid võib sinna kirja panna ka kommentaare. Ja ma sekundeeriks, kas minu mikker töötab või? Aga kuulete mind või? Võta see mikker. Okay. Ühesõnaga, see... Nii, tere! Ma sekundeeriks eelkõnelejale selles osas, et mina lõpetasin keskkooli mingi 15 aastat tagasi, midagi sellist. Ja kui ma võrdlen, olles käinud päris palju nendes erinevates riigigümnaasiumites, siis erinevates formaatides loenguid andmas, kui ma võrdlen seda, milline oli minu keskkooliharidus, mis oli hästi nagu klassikaline või traditsiooniline ja kui ma näen, mida teie riigigümnaasiumites ja tõenäoliselt ka teistes koolides saate, siis mul on väga hea meel selle üle, et koolis õpetatakse aina rohkem inimeseks olemist ja tegelikult see on kuigi kogu nagu klassikaline teadmine on ka üli oluline, seda ei saa alahinnata, aga siis sellised võimed nagu empaatia või analüütiline mõtlemine või üksteise märkamine ja võime luua seoseid erinevate ainete vahel, mida koolis õpetatakse, see on äärmiselt tähtis. Lisaks on väga oluline, et huvihariduse võimalused on nii palju laienenud, võib-olla ka võrreldes varasemate aegadega ja kindlasti on teie koolisüsteemis huviharidusel suurem roll ja rohkem võimalusi, mis nüüd, kui selle lootuse peale mõelda, siis justkui mingitele inimestele, kellele võib-olla ei ole need võimalused kättesaadavad, võiks siis mõjuda kas inspireerivalt, et noh,
ka minul on võimalik püüelda sellise struktuuri poole, aga mis siin on oluline tähele panna ja ise mõista on see, et see kõik ei ole iseenesest mõistetav ja tegelikult, mis meil ka kahjuks eksisteerib, on suur hariduslik ebavõrdsus ja eriti ka huvihariduse poole pealt, sellest ilmselt saame pärast veel ka edasi ka rääkida, lihtsalt seda huvihariduse olulisust ei saa alahinnata ja ma väga-väga soovitan teil kõigil võtta sellest nii palju, kui on võimalik. Just eile mul oli üks vaimse tervise teemaline kohtumine, kus siis üks praeguseks oma koha elus leidnud väga töökas ja tubli inimene ütles, et tema elus oli niisugune periood, kus ta seal 19-20 aastaselt põhimõtteliselt elas tänaval ja ainukene asi, mis teda nagu tagasi kuidagi õigesse rööpasse lükkas, oli huviharidus ja sellega seotud kogukond. Ehk siis see kogukondlikkus ja huvid ja võimalus areneda võiks olla see lootus. Nii, mul töötab saatus, mina räägin nüüd, aitäh. Mul läks ausalt see pealkiri juba meelest ära, aga sõna lootus oli seal sees. Sa ei pea kordama, lootus on oluline ja lootus on see põhiline märksõna, ma saan aru, ja nagu teised kõnelejad juba ütlesid, siis lootus viitab juba mõiste poolest millelegi positiivsele. Lootus on alati, et midagi läheb paremaks. Ma rääkisin siin enne paneeli lühidalt ühe abituriendiga, kes mainis, et teil ei ole enam klassijuhatajad, vaid teil on keegi nimega mentor, kas on nii? Ja nagu vanasti oli lasteaias oli kuri kasvataja, täna on õpetajad. Ja mitte, et see sõna ja see tiitel nüüd otse midagi automaatselt muudaks, aga ma eeldan, et sõna mentor kasutusele tähendab, et ongi suunitlus rohkem noorte juhtimisele läbi siis suureks kasvamise. See on fantastiline ja ma loodan, et see toimib ka praktikas, sest ideaalses maailmas oleks igal lapsel kodus vanemad, kes saavad, tahavad ja suudavad teda siis juhtida läbi elu ja toetada ja olla neile mentoriks. Paraku see alati ei ole. Paraku on palju lapsi ja noori, kes peavad suure osa kõigest sellest üksi läbi käima, nii et tore, kui koolis on nüüd see isik, kes ei ole lihtsalt mingisugune kauge klassijuhataja, vaid lausa mentor. Aga üks mõte siia lõppu veel, et selle viimase lühivideo lõpus oli mingi lause, et kas meie noored vist mõistame vähem. Sorry, kas teid ka häirib see mingisugune käib siit läbi? Mind väga häirib. Aga seal oli lõpus mingi lause, et me mõistame vähem võib-olla. Ja ma vaatasin või kuulasin seda, mõtlesin, miks te arvate, et te mõistate vähem kui eelmised generatsioonid. Ma arvan, et see on risti vastupidi. Ma arvan, et teie teate rohkem ja teie mõistate rohkem, sest teil on info olnud algusest peale palju rohkem ligipääsetav. Mina sündisin näiteks aastal 90 ja meil esimene arvuti vist oligi DOS-iga arvuti, oli mingi, kui ma olin 6, polnud netist juttugi, 10 olin, siis olid need, nagu te näete vist filmist, te isegi tea, mis on, et kui sul läheb mingi piiks aega, enne kui sa netiühenduse saad. Isegi ma eeldan, et te ei elanud sel ajal vist veel. Jah, te peate olema mingi 2010 kõige, kuskil seal kandis sündinud. Ehk teil on info kogu aeg olemas olnud, te tõenäoliselt mõistate asju palju rohkem kui teie vanemad ja nende eelkäijad samas vanuses. Ja paradoksaalsel kombel see alalhoidlikkus, mida te väljendasite seal videos, et et võib-olla me mõistame natuke vähem, see on täpselt see, mis aitab teil õppida ja areneda, sest kui te olete avatud võimalusele, et võib-olla ma ei tea veel hästi, siis te olete nõus uusi asju õppima. Samas, kui te vaatate näiteks Facebooki kommentaariume ja mis juttu seal vanemad generatsioonid ajavad, siis võtta küll 2 käega peast kinni, et ei, aitäh, jätame nüüd need arusaamad minevikku ja teil on võimalik seda kõike paremini ja targemini teha, et te kindlasti ei tea vähem. Tõenäoliselt te teate rohkem. Ja tõepoolest, et selle hoiaku võtmine, et kui palju on veel võimalik tegelikult teada saada, kui sellist uudishimulikku joont hoida, et see on ka kindlasti üks lootusallikas. Meil siit tõesti tulid siis välja, eks ole, et sellised muutused, mis on seotud palju praktilisemate oskuste, teadmiste ja eluks vajalike asjade õppimisega, koolikeskkondade paremaks muutumisega, parema juhendamise ja mentorlusega, et see on see pool, mis võib anda seda, miks vaadata nagu lootusrikkalt tulevikku. Aga
aga vaatame, korra võib-olla tõstatame, siit juba käis läbi ka haridusliku ebavõrdsuse mõiste, mida tõesti võiks ka veidi rohkem avada, aga ma veel selles küsimuses nagu utsitaks teid avaldama arvamust selle kohta, et millised on, teil tundub nagu tänapäeval noorte inimeste siis võimalused hariduselus, et ja kui meie esimene ring oli võib-olla väga nagu meeldivalt optimistlik, siis võib-olla nüüd võime vahelduseks ka just sellise võib-olla kriitilisema hoiaku võtta, et ka näiteks, et mis on äkki võimalustest puudu või mida me tahaksime, et oleks rohkem. Et kuidas teile tundub ja omakorda teie siis valmistuge kommenteerima, kui teie mõtted kas siis näiteks erinevad sellest, mida te lavalt kuulete. Et mis siis on meie noorte võimaluste puhul hariduselus hästi ja mis peaks või võiks vähemalt olla paremini? Proovi korra oma mikker, kas töötab või? Kas mikker töötab. No, jah, ma võin alustada niimoodi nagu hoogsalt ja rõõmsalt, et Eestis on üldiselt väga hea haridus, lastel, noortel, meil kõigil on võimalik saada väga tugev baas üldharidusest ja meil on võimalik või noortel ja lastel on võimalik tõesti kogeda nagu täiesti suurepäraseid huvihariduse võimalusi. Seda sellisel juhul, kui nad on sündinud õigesse kohta, kui neil on olemas piisavad vahendid, kui neil on nii-öelda nagu vedanud. Muidugi on ka neid väiksemaid kohti lisaks Tallinnale, Tartule, Pärnule, kus on ka suurepärane kogukond ja suurepärane haridussüsteem ja väga-väga tublid huvihariduse eestvedajad, aga tegelikult on reaalsus see, et on väga palju neid, kes jäävad sellest kõrvale ja see on väga suur probleem. Ma ei tea, kui palju te jälgite seda, mis toimub riigi ja valitsuse tasandil, aga näiteks praegune segadus seoses huviharidusega, et haridusministeerium siis keelas õppekäikude eest raha võtmise, on viinud selleni, et lühikese ajaga on siis kooli külaskäikude maht muuseumitesse vähenenud 30%. Kuna see tekitab nii palju segadust, siis lihtsalt enam ei mindagi. Ja et ei minda, see on ju ilmselgelt väga suur kaotus, sellepärast et mingisugune kogemus jääb noortel saamata. Minu enda seisukoht on see, et kõik riiklikud või kohalikele omavalitsustele kuuluvad muuseumid peaksid olema lastele ja noortele tasuta. Et selles mõttes maksudega me oleme juba maksnud ära selle, et need on olemas, et seal inimesed töötavad. Kelleltki ei võta tükki ära, kui noorel on võimalik niisama jõlkumise asemel oma vaba aega veeta mõnes muuseumis. Nii toimib see näiteks Suurbritannias, nii toimib see Rootsis ja paljudes teistes riikides. Võita on väga palju, kaotada on palju vähem. Aga mida teha selleks, ma ei tea, mida teie, kui te tahate teha midagi selleks, et need võimalused oleks võrdsemad, siis mina juba keskkooli ajast olen olnud see, kes kõikidele õpetajatele käis pinda, sellepärast et mul on olnud alati väga selge, väga palju arvamusi ja mina tahtsin teha rohkem näiteringi, kui käia bioloogia klassis ja see oli väga suur probleem. Ma endiselt arvan, et see ei ole probleem ja tegelikult ma julgustan alati oma arvamust argumenteeritult, rahulikult ja viisakalt väljendama ka oma koolikollektiividele, vanematele, kes iganes täiskasvanud inimestele ja märgata neid inimesi, kes kas ise ei julge väljendada, et neil on mure, et nad tahaksid millestki osa saada, aga nad ei saa, sellepärast et neil ei ole võimalusi. Rääkige nende inimestega ja rääkige nendest inimestest. Need on niisugused väiksed sammud, aga tegelikult võivad olla väga suure mõjuga. Jaa, ma räägin siis noorsootöötajana, et millised võimalused teil on haridusmaastikul lisaks koolile. Meil on noorsootöö, meil on noortekeskused, meil on huviharidus, mis tegelikult
juba Natali rääkis selles, et ei jagune huviharidus Eestile niimoodi võrdselt. Ebavõrdsus on väga suur, sest et näiteks mina kasvasin Sillamäel ja mul oli huviharidus, ma käisin muusikakoolis tantsimas, laulmas, isegi mitu tantsukollektiivi oli, mitu laulukollektiivi ja isegi oli ballett. Aga kui me räägime mingisugusest muust võimalusest tegeleda mingi asja hobiga, no oli sport ka muidugi, see on igal pool. Aga kui rääkida rohkematest võimalustest, siis Sillamäel neid ei olnud ja kui näiteks ma käisin klassiekskursiooniga Tallinnas, siis nägime suurelt, ma ei tea, taekwondo trenni ja mis iganes, et meil oli lihtsalt nii vähe noori ja sellepärast ei avatud neid võimalusi rohkem huvihariduses. Ebavõrdsus on, aga võimalus, mis teil veel on rahvusvaheline. Meil on Erasmus pluss projektid ja te saate ise nendes projektis osaleda, näiteks noortevahetused või osalusprojektid, te saate nendes osaleda, mis on juba loodud, või te saate neid ise luua, te saate ise kirjutada projekti, taotleda raha ja siis minna välismaale põhimõtteliselt reisima, aga ka kogema teadmisi ja kogemusi, et see on, need võimalused väga ägedad, mis pakub Erasmus pluss, nii et siin ma ütleks, on võrdsus olemas meil, ka Euroopa Liidu, ma mõtlen Erasmus pluss projektide pool, sest et igaüks saab minna Euroopa noored veebilehele, vaadata seal neid võimalusi, otsida endale välja projekti ja minna, kui sa sobid just nagu muidugi vanuse poole pealt, et seal on piirangud ja pärast kooli, kui te mõtlete, et mida ma hakkan tegema, kuhu ma tahan minna, kas ma tahan minna mingit kutset omandama või ma tahan minna ülikooli või ma ei tea, mida ma tahan teha, mida ma tahan ülikoolis näiteks õppida, siis teil on võimalus kasutada solidaarsusprojekti, minna vabatahtlikuks välismaale, et siin on minu arvates ebavõrdsus ainult siis, kui neid teadmisi ei tooda kohale. Mina praegu toon need teadmised teile kohale, et teil on need võimalused ja te saate neid kasutada. Et siin peate seda mõtteviisi, et ma ei sobi, minu inglise keel on liiga nõrk, peate need tagaplaanile viskama ja proovima ja minema seda tegema. Aga mõtlesin ka noortekeskuse kontekstile ja ebavõrdsusele seal, et väiksemates piirkondades on näiteks noortekeskuses töötab üks noorsootöötaja ja ta ei jõua kõikide noortega tegeleda või on ka selliseid olukordi, kus see konkreetne noorsootöötaja sõltub, mis soost on, mis vanusest ta on, mis huvid tal on, noored ei pruugi temaga samastuda, mis tõttu ei tohiks olla üks inimene seal see noortekeskuses, sest et noored leiavad omad täiskasvanud, siis kui neil on ikka mingisugune valik, vähemalt 2 inimese vahel, et millise inimest ta soovib usaldada, kui tal on midagi vaja rääkida. Et siin on ka väga suur ebavõrdsus üle Eesti. Elisaveta, mainisid just seda, et see ebavõrdsus võib tulla ka näiteks niisugustest asjadest nagu teadmised võimaluste kohta või selline pealehakkamine ja julgus, mis omakorda ilmselt mõjub ka või on mõjutatud sellisest keskkonnast, kus sa oled kasvanud, et kas sus on seda utsitatud või soodustatud või võib-olla hoopis maha surutud ja sind pandud ennast tundma sellisena, et mis ma ikka ja mis must ikka üldse võikski saada ja kes ma selline olen. Kärt, äkki küsiks su käest, kuidas sina seda võrdsete võimaluste poolt noorte kas siis hariduselus või noore elus laiemalt näed, võib-olla just siis ka oma juristi tausta kaudu? Ma ei ole ammu kokku puutunud haridussüsteemiga ja kui mina lõpetasin aastal 2008, ma saan aru, ma olen vist kõige vanem siit paneelist või? Ei, sina, aga sa ei ole tehniliselt võttes paneelis. Mis on naljakas, ma olin alati kõige noorem, ma läksin kooli 6-aastaselt ja alati olen elus kõige noorem olnud ja järsku ma olen siin kõige vanem. See ühel hetkel juhtub kõigiga. Jah, arvestage lapsed, see juhtub silmapilguga ja olete kõige vanemad. Aga kui mina läksin kooli, siis ma peaks ütlema, et võrdsuse probleeme, mina niimoodi vanast ajast ei mäleta, mina kasvasin üles Annelinnas, käisin suvalises tavakoolis, sain olümpiaadiga tasuta ülikooli, minu ajal siis oli veel süsteem, kus oli teatud arv tasuta kohti, teatud arv raha eest. Kui sa tegid hästi riigi eksamid või olümpiaadi, said tasuta ülikooli, et selles suhtes
väga aus süsteem, aga no kui ma nüüd tänapäeval praegu vaatan, näiteks minu laps läheb kooli ja Tallinnas on ju, eks ole, sellised eliitkoolid, tehakse katseid ja minu laps käis ka 2 koolis katsetel ja kuidas siis osad vanemad võtavad juba sellele 5 või 6-aastasele eraõpetaja, abikaasal ka kolleeg soovitas, võtke ikka eraõpetajad, siis ikka saab sisse ja see surve, mis lastele pannakse, see on, me ei võtnud eraõpetajat muideks, lihtsalt tundub mulle tobe, jah, ühe asja oleks saanud ette ära õpetada, kirjutamise. Ühes koolis oli kõige suurem punktide plokk kirjutamisel ja kõik õpivad kunagi kirjutama, eks, mõttetus, õpetad lapse ette ära. Aga see surve, mille vanemad panevad väikestele lastele, kuidas seal osad nutsid, osad lapsed polnud nõus minema, osad hakkasid katsete ajal nutma, see on kohutav. Täiesti suva, kus kuradi tavakoolis või eliitkoolis, seal pole Eestis, pole vahet, võib-olla kuskil UK-s on see, et kõik peaministrid tulevad kuskil Eton College'ist või midagi sellist. Õnneks meil sellist arhailist süsteemi ei ole. Iga 11 võib saada peaministriks, presidendiks, milleks kuradi iganes, te võite ükskõik kelleks saada, te ei pea käima selleks eliitkoolis, te ei pea õppima kindlat eriala, mina olen pigem optimistlik, et võrreldes nii-öelda mingi vanema Euroopaga ja teatud teiste riikidega on meil tegelikult võrdlemisi hästi. Ma olen siinkohal nõus, aga ma ikkagi tooks sisse pere sotsiaalmajandusliku tausta, et ka uus, just vast ilmunud Eesti inimarvu aruanne näitab meile, et väga palju sotsiaalmajanduslik taust mõjutab noore edasist haridusteed, sest et huviharidus maksab, sõltub sellest mitmes ringis näiteks ja milliseid huvisid noor arendab, kas ta milline mõtteviis tal vanematel kodus on, sest et sotsiaalmajanduslik taust on väga tihti seotud ka vanemate haridustasemega ja siis mida vanemad noortele siis kodus annavad, on ka hästi oluline, sest et muidugi kool üksinda ei ole, koolil üksinda ei ole võimalik seda ebavõrdsust vähendada, sest peab töötama erinevatel tasanditel. Jah, selles mõttes teil mõlemal on õigus, sest te räägite täiesti erinevatest aegadest, et mina läksin ka kooli 96 või 97 midagi sellist ja nagu see oli lihtsalt täiesti teine aeg, et siis hakkasid tekkima nagu esimesed päris megarikkad inimesed ja ülejäänud kõik olid lihtsalt võrdselt vaesed ja see niimoodi oligi, et mida see inimarengu aruanne ütleb, on ka see, et üha rohkem mõjutab siis perekondade sotsiaalmajanduslik taust ja see on tegelikult see, milles me siis näiteks avaliku sektori, riigi ja kohaliku omavalitsusena peaksime rohkem tähelepanu pöördama, et ei ole niimoodi, et sa saad nendesse Tallinna G5 koolidesse sellepärast, et su vanematel on võimalik võtta see eraõpetaja, mis ju tegelikult on mega kallis ja ikkagi ainult osadele inimestele kättesaadav, vaid et me ikkagi nagu näeme individuaalselt nende laste ja noorte potentsiaali ja näeme, mis valdkondades nad on tugevamad, mis keskkond võib-olla neile sobib vähem, et tegelikult ütleme seda nagu sobivust siis nagu vaimsel tasandil, siis kui meie kooli läksime, tegelikult ju ei jälgitud üldse ja see oli veel see aeg, et kui näiteks lapsel oli aktiivsus tähelepanu häire, siis tähendas seda paha laps. Et see on väga hea, et me tänapäeval oskame nagu selliseid asju rohkem tähele panna ja me mõistame ja aktsepteerime ja arvestame sellega, et see on okei, kui kõigil võib olla nagu reaalained ei ole 4 ja 5 ja ei ole tugevam eriala, et see on okei, et siis me vaatame, mis on nagu see valdkond, kus tema võiks edasi arendada, kus me teda saame aidata ja vastupidi. Siit jälle kõlab see lootuse mõte läbi, et tegelikult ei ole mingisugused teed kinni, kui ka nagu mingi koha peal tundub, et tuleb takistus või kurv ette, eks ole, et siis on teisi asju, teisi teid, mida mööda minna ja oluline ongi siis nagu tegutseda selle nimel, et see võimaluste avarus säiliks, eks ole, et me ei jõuaks ka olukorda, kus need teed kinni on. Mul endal teid kuulates ka tekkis üks mõte oma kooliajaga natukene tagasi, et lihtsalt siit samast siis lähedalt. Mina arvan, Rakvere Reaalgümnaasium oli parim asi, mis muga sai juhtuda, kuigi ütleme, et Rakvere mõttes ei olnud meie kool isegi mitte nagu see linna nii-öelda parim kool, sest selleks ikkagi olümpiaadivõitjad ja medalistid tulid gümnaasiumist.
meie koolist tulid siis sportlased ja näitlejad ja seal nagu lahedad inimesed käisid seal. Aga küll hiljem siis ülikoolis saades juba sõpradeks siis nendega, kes olid lõpetanud Tallinnas, Tartus neid koole, mida eliitkoolideks nimetatakse, et siis ma sain nagu ühest erinevusest aru, et meie olime siis oma koolis teatri- ja ajakirjandusklass ja matemaatikaõpetaja ilmselt kõige paremate soovidega meile 10. klassi algusest peale nagu ütles, et ega ta ülikoolis ühelegi korralikule erialale selle tundide hulga matemaatikaga sisse ei saa. Ja see oli, ta tõenäoliselt tahtes lihtsalt öelda, et minge reaalklassi, õppige rohkem matemaatikat ja siis on teil võimalus elus kuhugi jõuda ja midagi kasulikku tegema hakata. Aga ega me keegi klassi selle pärast ei vahetanud, lihtsalt jätsime meelde selle teadmise, et ega te nagu mingile olulisele erialale sisse ülikoolis ei saa. Tõepoolest, meie klassist läksid ainult mõned inimesed ülikooli õppima vähetult, hiljem on teised ka veel läinud. Aga hiljem saades elus siis heaks sõbraks Artur Taeverega, kes läks õppima Oxfordi ülikooli, olles eelnevalt lõpetanud Tallinnas Inglise kolledži ja see oli aeg, kus sellest, et üks Eesti poiss läheb Oxfordi õppima, sellest tehti lehtedes uudis, sest see oli veel nii ebatavaline. Ja siis ma nagu mõistsin, et Artur oli minu vanune, et minul ei oleks elades isegi pähe tulnud, et see on võimalus, et ma lõpetan Rakvere Reaalgümnaasiumi ja järgmine minu ülikool võiks olla Oxford, aga Tallinna Inglise kolledžis see oli võimalik, et see mõte tekkis inimesel ja see oleks siis nagu, ma loodan, et see on muutunud, et teie põhimõtteliselt teate, et mitte ükski asi pole võimatu. Ükski kool maailmas ei ole võimatu, rääkimata siis sellest, et ükski eriala Eesti ülikoolides ei ole võimatu. Aga vaataks vahepeal, Eva-Lotta, mis on tulnud Slidosse, et me liiga palju ei räägiks siin ise sellest, et mis meie kõik ütleme, et kuidas noortel on, aga mida te ise olete kirjutanud? Siin on üks väga populaarne küsimus, mis on tehisintellekti kohta. Et kas tehisintellekti kasutamine hariduses tingib vältimatult õppekavade ümberkujundamise ning haridusreformi? Kui teaks, on ju? Palun ei, minu vastus on selle, et palun ei, hoiame tagasi selle tehisintellektiga. Ma ise olen hästi aeglane uut tehnoloogiat omaks võtma, aga proovisin ühe artikli kirjutamisel kasutada mingit ChatGPT versiooni, mis iganes, millist neist, need on miljon teenusasutajat. Ja hakkasin uurima, et kas on uuringuid, mis toetavad sellist väidet. Ta räägib mulle ilusa jutu ära, vaatan allikaid, ütlen, aga milline uuring neist täpselt tõendab sinu väidet et? Ja siis 5 korda vastab ta mulle, ma küsin uuesti ja vastab, I'm sorry, I shouldn't have phrased it that way, that is not exactly blah blah what it says. Ehk ta annab sulle mingi väite, millel puudub alus ja selleks, et sellest läbi näha, sa pead oskama teda küsitleda ja kui sa seda ei tee, siis ta annab sulle mingi vale väite ja kui sa annad noortele selle kätte ja noor vaatab sealt, see ongi tõde, aga see ei ole tõde, see on nii maru ohtlik rääkimata sellest, et sa ise jõuaksid nende järeldusteni, mida sa küsid tehisarult. Et mina küll paluks kõigilt, et vähem entusiasmi tehisaru osas ja palun hoidke see haridusest eemal üldse, kirjutage käsitsi. Üks parim õppimisviise põhikoolis ja gümnaasiumis oli spikri kirjutamine või buks või mis iganes te ütlete selle kohta, kui endale väikse cheat sheet'i teed ette. Parim õppiviis, kirjutad oma käega läbi asju. Ja nõus sellega ja tegelikult millest sa räägid, on ju allikakriitilisus, et allikakriitilisus üleüldse elus on üli oluline element ja oskus, et näiteks meediat lugedes väga paljud inimesed loevad ainult pealkirju. Pealkirjad on super eksitavad, tihti on need lihtsalt kellegi arvamused, ehk siis ärge võtke ühtegi pealkirja lihtsalt 100% tõena, lugege artiklit, vaadake siis vastukäivad argumente ja otsige veel allikaid sinna juurde. Et ma alati koolides käies rõhutan ka, et kui te loete kuskilt midagi, leiate mingisuguse teooria, ma ei tea, mina näiteks keskkoolis olin väga lummatud igasugustest erinevatest teooriatest, siis otsige sinna kõrvale veel 2 või 3 või rohkem teooriat, mis võib-olla lükkavad selle ringi, mis võib-olla pakuvad mingisuguseid vastuargumente ja mõelge siis ise, mis teile tundub, et on tegelikult nagu õige ja loogiline. Ja kui tekib kahtlusi, siis alati tasub vaadata neid samu allikaid, tasub vaadata, kes on autorid ja kas sellel on ka teaduslik teadmispõhisus taga, mitte et keegi on lihtsalt mõelnud enda köögis mingisuguse
kuidagi efektse väite, mida ta siis käib ja levitab ja tekitab vandenõuteooriaid, aga mis puudutab AI-d, et siis mina igapäevaselt kasutan väga palju AI-d. Ma kirjutan oma arvamuslood ja igasugused tekstid ise, aga toimetamiseks ma tihtipeale siis kasutan seda tööriistana. Ja tegelikult see, mida Kärt ütles, on ülioluline, et nii nagu koolis on tähtis, et meid õpetatakse, kuidas õppida, mitte lihtsalt ainult tuupima, vaid mida ma enne mainisin, seoste loomine ja analüüsivõime, et samamoodi on tegelikult oluline seda AI tööriista osata kasutada. Täpselt seda tuleb kontrollida, sellepärast, et see ajab pläma. Kui allikaid küsida, siis tihtipeale ta panebki lihtsalt mõtleb välja mingisuguseid ka teadusartikleid ja teadlasi, keda tegelikult ei ole olemas. Kusjuures, ma pean siin vahel segama, aga isegi juuras ma nägin kriminaalkohtu lahendit, kus advokaat sai pahandada kohtult, sest ta esitas seisukohad, kus viidati Riigikohtu lahenditele, mida pole olemas. No võt täpselt, et need asjad tuleb üle kontrollida. Teine asi on see, et ärge laske AI-l tekitada endale mõttelaiskust. Et me just enne rääkisime, kuidas scrollid sotsiaalmeedias ja nagu lihtsalt näed, et nagu inimesed, seal ei olegi enam inimeste arvamust väga palju, vaid on lihtsalt suures osas mingisugune nagu see prompt söödetud AI-le ette, siis võetud see teksti, siis seda on nagu enda mõttena esitletud sotsiaalmeedias, aga me kaotame niimoodi oma isikupära ja oma keele ja tegelikult keel on nagu nii rikas ja nii põnev vahend, kuidas ennast väljendada kas suuliselt või kirjalikult, et ärge, nüüd keegi vaigistas mind selle peale, et ärge palun laske sellel juhtuda, et te ei oska enam oma mõtteid väljendada oma sõnadega, et selleks tuleb lugeda, selleks tuleb kirjutada ja veel kord olla kriitiline kõige selle suhtes, mida te loete ja mida jagatakse. Aga te kirjutada ja sõna võtta ka, et harjutada ka seda oskust suuliselt oma mõtteid väljendada. Äkki Uljana? Ja, et mina ütleksin, et kindlasti me kõik õpilased kasutame ChatGPT, aga see on hea selleks, kui sa tahad kindlaks nagu momendiks mingi vastuse saada, et mingi kiirvastus, et jah, see ChatGPT aitab ja toetab sind, aga siis nädala pärast sa enam ei mäletagi. Et jah, ta annab vastuse, sa võid teha seda esitluse selle abil, aga hiljem sa ei mäletagi, et see tegelikult. Ja kui me võtame seda küsimust niimoodi, nagu ta on kirjutatud, et kas AI vältimatult tingib sellest vältimatult haridusreform ja õppekavade ümberkujundamine, siis minu vastus on jah, sest et see juhtub ja me peame olema valmis, sest minu jaoks AI on kriitiline oskus, ilma milleta ilmselt tulevikus te ei saa. See ei tähenda, et ta asendab kõiki ameteid, mitte mingil juhul. AI robotid ei võta meie tööd üle, aga see oskus nende töökohtade kõrval on see, mis on kriitiline. Mistõttu mina näen, et kui see haridusreform, juba need õppekavade muutused, juba need asjad hakkavad tulema ja kui nad hakkavad tulema, siis meil on sammud, mis peavad koolis muutuma. Me peame vaatama üle õpetaja rolli, teil on juba vaadatud üle, te olete mentorid. Õpetaja peab olema see kriitiline inimene siin kohal, kes AI-d kasutades ütleb, kuhu me peame siin veel minema ja siia vaatama ja siia liikuma, aga need oskused, mida me peame koolis saama, on nüüd empaatia, probleemide lahendamine, oskus suhelda oma suuga, ehk siis suuliselt, et kui AI suudab meile kirjutada 5 leheküljesse essee, siis mina arvan, et siin kõik soovitused olid, ma olen nõus nendega, aga me peame siis liikuma sellesse, et me räägime rohkem suuliselt, et meil ongi rohkem tundides on suuline, et meil võib-olla ongi kontrolltööd suulised selleks, et vältida seda, et AI teeb sinu eest ära ja sina ei jäta midagi meelde. Meil on lihtsalt selles reformis punktid, mida me peame üle vaatama, on väga nagu sellised kriitilised, millega me peame hakkama juba praegu tegutsema.
muidugi AI peab kasutama targalt, aga selline statistika teile, et üle maailma AI-d kasutab ainult 1% inimesi. Eesti on väga ees, teie olete väga ees, aga ma usun, et kui palju meil siin noori saalis on ju üle 100 kindlasti, et siis teist on statistiliselt praegu vaadates oskab AI-d kasutada väga heal tasemel, väga vähesed. Paljud kasutavad AI-d lihtsalt guugeldamiseks, lihtsalt võib-olla kodutöö isegi mitte abiks, vaid ärategemiseks, mis pärsib teie teadmisi tegelikult ja selles, kuidas te edasihariduses liigute. AI-d peab kasutama teadlikult ja saama heaks kasutajaks, selleks te peate vaatama erinevaid AI-d, igatahes see on kriitiline oskus, mida te peate arendama ja ma loodan, et kool liigub ka sinna suunas, et ikkagi AI-d hakata kasutama niimoodi, et see kriitiline oskus tuleks. Ja ilmselt isegi, kui suure tõenäosusega peab paika see, et kindlasti tehisintellekti arengul on mõju kõikidele eluvaldkondadele, sealhulgas ka õppekavadele, mille kohta siis küsimus käis, aga et me päris täpselt ei tea ikkagi, et milline see mõju olema saab, sest jälle võib alati teha sellist eksperimenti, et mõelda tagasi, et mis me arvasime 10 aastat tagasi, et mis juhtub 10 aastaga näiteks, või et otsida, et mida siis kirjutati, et milline tulevik olema saab, ja suures osas me näeme, et paljud neist asjadest ei pea tegelikult paika, see on väga okei, sest me otseselt ei tea, et maailm muutub kiiremini, kui ta on seni muutunud. Lihtsalt ega see, et me teame, et tulevikus, et palju, mis tulevikus toimuma hakkavad, praegu ei ole veel olemas ja selle kohta ei ole olemas teadmist, et ega see ei tähenda, et praegu ei saaks mitte midagi teha, et selleks tulevikuks valmistuda. Muuhulgas siis ka hoides seda avatud meelt, et asjad võivad muutuda ja mitte enam olla tulevikus sellised, nagu me harjunud oleme. Ehk see ongi ka paljuski see, mis siit nagu läbi kõlas, need empaatia, inimlikkus, paindlikkus, uudishimu, selliste ja õppimisvõime säilitamine, mitte selle siis äraandmine sellisele ajumädanikule. Kui me toome võib-olla AI-d haridusliku ebavõrdsuse konteksti, siis tegelikult ka jälle perede sotsiaalmajanduslik taust, kas vanemad saavad endale lubada lastele osta tasulist AI-d, mis on palju parem kui see tasuta versioon, sest et mis puudutab allikaid, ma kunagi ei küsi talle üldse allikaid, nagu ta ei ole veel nii tark, väga kahjuks, et seda peab ikkagi käsitsi tegema, aga ikkagi need tasulised versioonid aitavad väga palju ka, kui sa ütled AI-le, ole minu intervjueeritav ja siis tänu sellele, et ta küsib sul küsimusi, siis saad temaga rääkida, sest temaga saab vastata, sest et AI muidu, jah, mees, kui ta ei ütle, kui sa ei ütle talle, ära ole mulle kogu aeg jah vastaja, sest et kui te kirjutate talle oma probleemist, ka vaimse tervise murest, olge väga ettevaatlikud, võite talle kirjutada, temaga rääkida selle vaimse tervisest, aga olge ettevaatlikud seal, et ta ikka nõustab, ta kogu aeg ütleb teile ja, sul on õigus, tegelikult võite talle öelda, ole kriitiline palun praegu, mul on päriselt vaja, et sa oleksid kriitiline, see üks lause juba muudab teda, et see promptimine, muidugi siin käis ka sellesse, see promptimine, mida te talle ütlete, on väga oluline, jah. Ja ma lihtsalt tahtsin lisada ka, et tehisintellekti ja tehisaru kasutades lihtsalt oluline on meeles pidada seda, et tegu on väga-väga suurte tehnoloogia ettevõtetega, mille üks ja ainus eesmärk on teenida raha ja omada võimu. Ehk siis selles osas tuleb olla üliettevaatlik, mida te jagate, mis andmeid te jagate, mis infot te jagate, sellepärast et isegi kui sealt nagu nendest vastusest tundub, et tegu on nagu mingi empaatilise ja toreda, toetava vestluskaaslasega, siis reaalselt tegelikult see nii ei ole, et tegelikult seal taga on suured süsteemid ja see kindlasti ei ole mingisugune heatahtlik, tore maailm ja keskkond, mis on loodud selleks, et meid kõiki nagu aidata, et see on ikkagi loodud selleks, et inimesed, kes on selle loonud, teeniksid veel rohkem raha, omaksid veel rohkem võimu, saaksid seda infot edasi müüa ja sellega kaubelda, et seda ka kindlasti tuleb meeles pidada. Peame neid asju meeles ja vaatame nüüd jälle, mis on Slidas veel tulnud. Uljanale,
haridussüsteemi kohta, kas sa saaksid võrrelda Eesti ja Ukraina haridussüsteemi ja võib-olla lisaküsimus siis selle tehisintellekti kohta, et kas sa kasutasid nagu Ukrainas ka Ukraina hariduses sama palju AI näiteks, kui sa kasutad Eesti õppetöös? No mina lõpetasin siis Ukraina keskkooli aastal 2024, et tol ajal ei olnud see AI veel nii populaarne, et kindlasti mitte üldse ei ole kasutanud sellist asja. Võrrelda ma saan küll ja ma ütleks ka, et kui me räägisime võimalustest, mis Eesti noortel on, et kui küsida meie kooliõpilasi, et väga palju ei oskagi välja tuua neid võimalusi, sest see on inimfaktor, et inimesed ei oska öelda, mida on head selle momendini, kui nad seda kaotavad. Mina oskan seda võrrelda, sest mul on see Ukraina kool, mul on see taust. Üks kõige suurem faktor on see, et Eestis on, kas minult kuulda? Okay. Et Eestis on väga tugev see digiharidus, päevikud, see stuudiume kool, mentorlus, meil on ikkagi klassijuhatajaid ja nii edasi. Hindamine on teistsugune. Ma ütleksin, et pigem niimoodi, et meie koolis siin riigigümnaasiumis on teistsugune, et meil ei ole niimoodi, et aastahindeid, meil on kursusehindeid siis kooli lõpus juba üks koolihinde nii-öelda. Samuti on need eksamid, mida me teeme, et Ukrainas on niimoodi, et meil on 5 eksamit, riigieksamit ja siis teed kõik need samal päeval, ühel päeval. Me teeme neid arvutis ja meil on ainult üks vahetund, mis on 20 minutit. Eks sa teed matemaatika tund aega arvutis, siis kohe pärast ukraina keel, siis tuleb väike vahetund, siis tuleb ajalugu, mis on Ukraina ajalugu ka kohustuslik eksam ja siis sa pead veel valima, kas see on inglise keel või füüsika. Et selles mõttes minu arvates siin on palju lihtsam sellega, et eksamid on nagu erinevatel päevadel ja see vahe on nii suur, põhimõtteliselt 6 aega. Ja kui mina olin siin, et kui mina õppisin siin 2 aastat tagasi, see oli siis 10. klass, siis ma samal ajal nagu lõpetasin Ukraina keskkooli ja mul oli siis 11. meil on Ukrainas 11 klassi, mitte 12 nagu siin. Siis ma valmistusin väga palju nendeks eksamiteks ja mul oli niimoodi, et kella 10 iga päev mul on mingi eratunnid ja asjad. Et siin on palju parem see, et meil on lisakursused ka tasuda näiteks, matemaatika ettevalmistumine, et sa võid valida endale, kui sa tahad, sa võid valmistuda tasuta, mis on väga hea, sest meil on niimoodi, et kui sa tahad, aga sa tahad hästi lõpetada kooli, siis sa maksad ise. Ja need summad nagu on väga suured, mis sa pead maksma. Ja mina ütleksin, et see pinge on väga suur, et sa kirjutad mingi kirjandit 6 tundi siin, aga see ei ole nii hull, kui sa pead 5 ainet järjest neid eksameid nagu kirjutama ja see on arvutis. Minu jaoks on palju parem, kui sa ikkagi teed seda kirjandit mitte arvutis, vaid lehe peal, sest mulle meeldib nii rohkem. Ma tean väga paljudel minu klassikaaslastel see meeldis, nad tahaksid pigem inglise keele mingi lettereid kirjutada arvutis, eks ju, see on palju parem, minu jaoks küll ei ole, et mulle rohkem meeldib see nagu kirjutamine ja. Kas õpilaste hulgas ka tundub, on erinevuseid, et õpilaste kuidagi olek, koolis käimine, midagi sellist? Jah, et kindlasti ma ütleksin, et siin Eestis, et eriti meie koolised õpilased on sellised rõõmsad ja ei ole nii palju stressi on küll, et stress on igal pool, aga nii stressis, et ei ole. Ja kindlasti on üks suur erinevus on see, et ka õpetajad ja õpilaste rääkimine üldse, kuidas nad toetavad, siin on palju sõbralikumad õpetajad, nad täiesti huvitatud, kuidas sul läheb ja päriselt mitte ainult nagu koolielust, vaid nagu päriselt, et kas sul on kõik ikka hästi ja mis su see emotsiooni
praegu tase ja noh, et ikkagi märkavad, sest minu koolis Ukrainas oli niimoodi, et sa väga kartsid õpetajaid, et sa ei tohtinud klassi sisse tulla vahetunni ajal. Et see on ikkagi... Aga kindlasti kõik sõltub koolist, et ma ei tohi võrreldada nagu terve Ukraina haridussüsteemi, et mul ei ole seda õigust. Ma võrreldan ainult enda kooli, minu kooli ja seda kooli. Et ma tean, et teistes koolides on ka väga teistsugune lugu. Ja palju sellest, mida sa kirjeldad, või ma siis jälle vanema inimesena lihtsalt öelda, et on ka, ma tean või päris väiksena algklassidest mäletan, et neid sama mingid reegleid, et vahetunni ajal klassis ei tohi olla ja tuleb kõndida ringiratast kooli koridoride peal ja selliseid asju on nagu olnud. Ja eks ta sel ajal oligi siis ka ühe haridussüsteemi osa, nii Ukraina kui Eesti. Kas meil on veel Sliidost midagi, et lihtsalt et need küsimused, mis te olete esitanud, ei jääks kõlamata? Siin on väga palju küsimusi tegelikult ja ma usun, et me kõike ei jõua, aga meil saab varsti paneel läbi ka. Aga siin on niisugune võib-olla hea kokkuvõttev küsimus, et kui maailm on nii kiiresti muutuv, siis mis toetab seda väidet, et haridus on tuleviku hüppelauaks? Ahaa. Panen selle mõtte teile idanema ja ma veel natukene üks asi veel, kuna me tõesti 10 minutiga tõmbame nüüd need otsad kokku, et üks asi, mis ma ka tahaksin veel puudutada siin selle käigus on, et ka mingisugused need ebavõrdsuse allikad, et meil on sellest sotsiaalmajanduslikust ebavõrdsusest juba olnud juttu, et teatud peredel, teatud piirkondades Eestis on, et seda kihistumist on tulnud rohkem ja see võib olla takistuseks. Aga veel mõned allikad, mis ma siin nagu paneksin õhku, mis ebavõrdsust võivad luua, et näiteks sugu, näiteks keeleoskus, et kas ka sellised siis teemad on nagu midagi, mida siin puudutada või et millest ammutada nagu julgust ja lootust, kui sa tajud, et näiteks mingid sinu tunnused töötavad sinu vastu või muudavad su olukorra raskemaks, kui on võib-olla kellelgi teisel, kellel neid tunnuseid ei ole. Ehk et see küsimus haridusest kui hüppelauast võib siis äkki selle kaudu olla ka laiendatud sinna, et kas see ikkagi see hüppelaud nagu viibutab, võimaldab kõigil võimalikult kaugele ja kõrgele hüpata või kui ta ei võimalda, siis mis on võimalus nende takistuste kõrvaldamiseks? Potentsiaalselt küll võimaldab see hüppelaud hüpata kõigil sama kõrgele, see on niisugune nagu jutt paberil. Tegelikult see muidugi nii ei ole, aga mis puudutab siis diskrimineerimist erinevate tunnuste põhjal, siis esimene soovitus, mis ma saan anda, on see, et palun ära ole see jobu, kes diskrimineerib. Teine soovitus on see, et kui sa näed, et kedagi kiusatakse või seda öeldakse või tehakse, siis ole see julge inimene, kes läheb vahele ja ütleb, et nii ei tehta, palu vabandust. Ja kui sa oled see, keda diskrimineeritakse, siis leia ka see julgus üles, et küsida abi ja tuge, sellepärast et see ei ole mitte mingisuguses olukorras õigustatud ja tegelikult siit on hästi palju läbi käinud seda, et meist kõigist, kes peaks tahtma saada presidendiks või peaministriks, võib see saada ja mitte kellelgi ei ole õigus öelda, et sinu unistus on liiga suur, sinu unistus ei ole võimalik või mingi asi ei ole võimalik saavutada. Minule on seda palju öeldud, ma pole seda kunagi tõsiselt võtnud ja siiamaani ma arvan, et suureks saades ma võin saada, kelleks ma tahan ja nii on ka. Lihtsalt, et sellesse tuleb panna palju tööd, ise tuleb uskuda ja see on võimalik.
küsimus oli, et kas nii kiiresti muutuvas maailmas haridus saab olla hüppelaud, et ka sellest me tegelikult oleme rääkinud, et sellised oskused ja omadused nagu kriitiline mõtlemine, analüüsivõime, empaatia ja nii edasi, neid on alati vaja AI-ta muutuvas maailmas, seisvas maailmas, et selles mõttes ma julgustan ikkagi nagu võtma ka koolisüsteemist nii palju, kui külge jääb ja pingutama selle nimel. Kui ma näiteks mõtlen tagasi sellele, et milliseid valikuid ma oleksin võinud ise teha pärast keskkooli, ülikooli minnes, siis ma mõtlen, et tegelikult ma oleksin võinud õppida midagi, mis oleks mu jaoks väljakutsuvam või keerulisem, et ärge kartke väljakutseid, sellepärast et kui te selle ära saavutate, te olete nii palju kaugemale jõudnud, kui te tegelikult arvasite, et te võiksite jõuda, ehk siis no mis, hüpake seal hüppelaua peal, jah. ja kõigil on võimalik väga kaugele hüpata ja ärge laske kellelgi endale öelda, et teie küll kuskile päris erialale sisse ei saa või mis iganes, et saate küll, kui tahate. Täpselt seda saate, mida tahate. Võib-olla selle eristumise või teiste tunnuste osas, siis mina annaks teile võib-olla sellise sissepoole pööratud sõnum edasi, et ärge jumala eest mitte kunagi võrrelge ennast kellegi teisega. Te ei tea esiteks mitte kunagi, mis teise inimese elus päriselt toimub, kõige targem, ilusam, säravam teie seast võib tegelikult kannatada depressiooni all, ärevuse all, võib-olla teda sõimatakse kodus hommikust õhtuni. Te ei tea kunagi, mis tal tegelikult sees toimub. Ja teiseks, alati on keegi teist targem, rikkam, edukam, ilusam, osavam ja alati on keegi teist kehvem. Ehk te ei saa mitte kunagi võita, kui te ennast kellegi teisega võrdlete. Te saate ainult iseendaga võrrelda. Kas ma olen mingi sammu ise edasi astunud, kas ma olen ise millegi võrra targem või parem, kas ma üritasin rohkem, vahel libised natuke tagasi, siis lähed jälle edasi. Ja see käib kogu aeg, see ei ole nii, et jõuad kuhugi tippu ja nüüd sa oled elu lõpuni seal tipus, vaid see käib nüüd üles, alla. Ehk ärge võrrelge ennast mitte kunagi teistega. Selle hüppelaua teemal mina tõlgendasin seda küsimust kuidagi ühiskondlikul tasandil, mitte niimoodi, et iga 11 nüüd saite hariduse, nüüd hüppate kuskile kõrgustesse, vaid pigem seda, et haridussüsteemil on nii suur mõju, et kui teile näiteks siin hommikust õhtuni iga päev sisendatakse, et unustage ära haridus, unustage tehnoloogia, minge sinna põllule tagasi, mis meile enne näidati, et minge korjake kartuleid, see on ainus õige eluviis, siis teist saaks hoopis teistsugused inimesed võrreldes sellega, kui teile siin õpetatakse uusi teadmisi ja sisustatakse teile sellist inspireerivat suhtumist, et te võite saada ükskõik kelleks ja teha ükskõik mida. Ehk ta on hüppelaud ühiskondlikus mõttes, kui ma kas või vaatan, kui neetult ilus on see piirkond siin ja ma pakun, et ta ei ole alati nii kaunis ja ilus ja kaasaegne kõik olnud, see on kõik ainult sellepärast, et keegi kuskil otsustas, et teeks midagi paremaks. Et mina näen seda haridussüsteemi kui hüppelauda rohkem sellise ühiskondlikuna. Ja mis viimane mõte veel vist oli, see sotsiaalmajanduslik pool. Mul tuli üks näide meelde oma lapsepõlvest, mul oli üks sõbranna, kes arvas, et ta ei saa gümnaasiumisse sisse, siis ta mõtles, et ta läheb kutsekasse juuksuriks. Tal ei olnud mingi suur unistus saada juuksuriks, aga ta arvas, et ta muud ei oska. Ja siis ta sai ootamatult gümnaasiumisse sisse, sest meil ühe ühise sõbranna ema oli õpetaja, siis natuke sahker-mahker, aga sai. Ja siis tema enda vanemad ütlesid talle, mida sa ikka lähed sinna gümnaasiumisse, et mine kutsekasse kindel värk. Ja mitte, et see oleks halb, võibki minna, aga asi oli selles, et see ei olnud see, mida ta kindlasti tahtis. Ja vanemad, selle asemel, et julgustada, et mine, sest gümnaasiumist sa saad ikka veel minna juuksuriks, siis sul on lihtsalt rohkem võimalusi, sest sul on gümnaasium ka juba lõpetatud. Ja tema oma vanemad ütlesid, mis see ikka ei ole mõtet. Ta lõpuks läks ja ta läkski pärast juuksuriks, aga tal on see gümnaasiumi haridus alati olemas ja tal on alati võimalik midagi muud ka sellega teha. Ja ma olin täiesti šokis sellest, sest mu enda vanemad on akadeemilise taustaga, et on ka peresid, kus vanemad ütlevad lapsele, et pole mõtet, ära proovi, ära ürita, ära mine. Ja nendel hetkedel on tõesti juba gümnaasiumnoorel vaja nüüd selg sirgeks teha ja astuda ka vastu oma maailma vaatega oma vanematele teatud olukordades seista enda eest. Ja teada seda, et on ka tegelikult täitsa okei, et ega vanematel ei ole ka kõiges kaugeltki õigus. Et see ei tee neist nagu ilmtingimata halbu inimesi, et nad lihtsalt ei pruugi osata või teada kõige paremini, nii nagu ka keegi meist ei oska ega tea kõige paremini. Ja ka vanemate osas võib olla allikakriitiline. Just. Elisabetta ja siis Uljana, sinul on võimalus kokku tõmmata.
ja mina ei jõudnud rääkida oma lugu, ma ütlesin teile, jah, ma olen Sillamäelt pärit ja ma lõpetasin 9. klassi niimoodi, et ma õppisin täiesti full vene keeles, 100% vene keeles. Ja vene keel on mu emakeel, kodus on ju, kuigi ma arvan, et mu hüppelauaks ei olnud ainult haridus, mu vanemad olid mu hüppelaud, sest et te ei kujuta ette, kui palju raha nad panid sinna alla, et ma läheksin Eesti laagritesse, et ma läheksin projektidele, kus ma saan eesti keel selgeks. Ma räägin praegu nii hästi eesti keelt ainult tänu sellele, mida tegid mu vanemad ja mida mina tegin ise ja veel kord ise, sest et pärast, kui ma läksin Sillamäe gümnaasiumi, õnneks toimus reform, ma olen nii tänulik, et see reform toimus, ma läksin Sillamäe gümnaasiumi, õppimine oli 60% eesti keeles, 40% vene keeles ja seal mind toetas huvijuht ja ka koolidirektor niimoodi, et kuna ma näitasin välja oma aktivismi, siis nad on nagu mingi, jaa, siin on organisatsioon, siin on õpilasesindus, tule, tee, mine, on ju. Siis gümnaasium oli mu hüppelauks, mu vanemad aitasid mul üles hüpata, siis ma läksin ülikooli, ma nutsin iga päev esimesel semestril, see oli nii raske, 100% eesti keeles õppida, see oli kohutav, ma praegu mul pidevalt tuleb silmas, sest see oli, ma mäletan, kui raske see oli mul ja mida ma ise tegin, ma ei jäänud oma venekeelse keskkonna, ma jätkasin oma venekeelsed sõbrannadega suhtlemist, kes Sillamäelt samamoodi astusid ülikooli, kolisid Tallinna, me jätkasime suhtlemist, aga mida ma tegin, ma läksin Tallinna ülikooli üliõpilaskonda ja lõin seal endale suur eestikeelse sõpruskonna. Tänu sellele mul oli eestikeelsed sõprad, mul olid eestikeelsed elukaaslased, ma sain, aga see on väga oluline, sest mul olid eestikeelsed elukaaslased, ma sain igapäevaselt eesti keeles rääkida kodus ja siis nagu ma sain ka nagu keele, aga see on väga oluline ja siis minu soovitus on see, et ärge jääge kindlasti nagu sinna oma mugavasse keskkonda, et astuge alati neid samme. Astuge kuskile mugavustsoonist välja ja ma tean, et siin on venekeelseid noori ja te olete suurepärased, te juba räägite nii hästi eesti keelt, mul nagu vau, see on väga äge, aga jätkake seda ja siis saab teile olema selline tulevik, nagu te tahate, nii et haridus on muidugi hüppelaud ja haridus praegu nii palju areneb, et see on nagu veel tugevam hüppelaud ja muidugi nõustun ka selle ühiskondliku teemaga, et igatahes kool enam justkui ei ole sotsiaalne lift, sest et on ka väga palju muid võimalusi, mida te peate kasutama, aga selleks, et neid võimalusi kasutada, te peate tegema teadlikke otsuseid, et nüüd ma lähen, kasutan seda võimalust ja teen selle sammu, et astuda mugavustsoonist välja. Ja ma ütlen siis hästi kiiresti, et minu hüppelauks on kindlasti Rakvere riigigümnaasium, sest kui mina tulin siia, minu eesti keele oskus oli A2, midagi sellist, siis esimese aasta jooksul see oli küll väga raske, ma nutsin ka iga päev, iga õhtu, ma käisin enda mentori juures, ütlesin, et ei, ma lähen siit ära, ma võtan dokumendid siit koolist, mul oli väga raske, pluss mul oli samal ajal see viimane aasta Ukraina koolis, siis ma ikkagi kuidagi sain hakkama, toeks olid kõik õpetajad täiesti, siis aga ma väga palju nutsin ka sellepärast, et ma lõpetasin juba keskkooli, mul on juba see keskharidus olemas. Ma olin 16, kui ma lõpetasin, sest ma läksin esimesse klassi, kui ma olin 5 aastat vana. Siis ma tahtsin ülikooli minna, sest kuidas nii kõik täisid mu klassikaaslased juba ülikoolis ja praegu mu parim sõbranna on juba 3. aastal ülikoolis ja mina olen ikka veel samas keskkoolis ja keskkoolis. Ja ma ikkagi võrreldasin nagu ennast teistega, et kuidas teistel praegu on ja kuidas neil läheb. Ja siis pärast 11. klassi ma tahtsin jälle ülikooli ära minema ja ütlesin ka Liisale, et ma lähen ära. Siis Liisa ütles, et ära mine, lõpeta ikka siin kooli ja siis novembris ma käisin, tegin C1 eksamit, siis ma sain häid tulemusi ja siis ma ütleksin, et tõesti, et kui ma ei oleks siin koolis käinud, ma ei saaks sellist nagu keeletasemed kindlasti, et väga tihti on nii, et sa isegi ei saa aru, mis sinu hüppelaud on, et see ei pea olema alati ülikool, et sinu see alma mater, mis see on, eks ju, et see võib olla isegi kool või isegi sinu see perekond, mis sind toetab, see võib olla ka sinu see hüppelaud, et meil on kõlanud siin
väga palju häid mõtteid, mis mulle tunduvad, et on nii kihvtid, et said välja öeldud ja ma isegi ei ürita neist hakata mingisugust omapoolset pingerida või et mis mulle tundusid oluline välja tooma hakata. Ma loodan, et kuulajad ise noppisid mõned asjad välja ja kas see on täiesti okei, et kui sa kuuled umbes tunni jooksul 100 erinevat asja, meelde jäävad neist mõned, tööta nendega edasi, mis sul on, et ka sellest on juba palju kasu. Ja tänasest päevast jätkub nüüd edasi ju töötugadega, inspiratsiooniloengutega ja kõige muuga, kust on veel väga palju võimalik. Kuidas? Peoga. Ja hiljem muidugi pidu, kust on veel võimalik väga palju kasulikku ammutada. Suur aitäh, Uljana, Kärt, Natali, Elisabetta, siin mõtteid jagamas, suur aitäh teile Slidosse küsimusi kirjutamast. Ma saan aru, et seal oli neid veel, mis ei jõudnud väga kõlada, aga olge siis ka ise aktiivsed, astuge neile ligi, kelle käest te küsida tahate ja küsige või võtke nende inimestega või meiega siin hiljem muid kanaleid kaudu ühendust, ärge laske kellelgi seista siis enda ja oma unistuste vahele ja tundke rõõmu nende elluviimisest. Ja ilusat päeva jätku teile!